Ma arvan, et siin tuleb see ennastjuhtimismängu, et kuidas ma ise oma arengut eesmärgistan, et kuhu ma selle lati enda jaoks panen, milles ma näen seda, millest ma saan selle heaolu tunde kätte. Et siin on midagi, mida saab kool teha. Ma arvan, et me liiga vähe ka koolides sellise, kuidas ma ütlen, valdkondliku karjääri edendamise teemasid lahkame, et anda ka selline adekvaatne redel ette, kuida mööda liikuda. Ja see ei pea olema alati redel nii-öelda vertikaalis, sa võid täiesti nii-öelda teatud nagu ametikohtadel ju kasvatada lihtsalt oma kompetentsi erinevate kärgede läbi. Aga et me peame sellest rääkima, et me kuidagi kipume eeldama, et nii nagu see eriala teadlikkus tuleb lihtsalt kuskilt, ma ei tea, kosmosest ja siis ta põhikooli lõpus teeb kohe õige valiku ja on hästi õnnelik ja et nagu sellised lood ei kipu iseeneslikult juhtuma ja nii ka vajab areng toetamist. Miks me täna räägime juhtide puhul, kes võiksid olla ju ühed ennast juhtivamad inimesed siin, et kui oluline on ühele juhile coach või keegi, kes aitab nii-öelda sinu peas neid mõtteid korrastada ja eesmärke prioritiseerida ja siis me eeldame jälle, et sellel lapsel tuleb asi lihtsalt nipsust, et ei tule. Ma arvan, et kui kool, ka kutsekool valmistades ette tulevasi töömaailma tipptegijaid, siis üks asi on õpetada baasoskusi, anda baasteadmisi, aga ka selle perspektiivi loomine. Et seesama küsimus, et kui palju me küsime lapse käest või noore käest, et kuhu sa jõuda tahad, mis unistused on. Et ja aidata seda abstraktset unistust moel või teisel tehtavate karjäärisammudega ära siduda, linkides sinna juurde ka selle, et väga hästi sa soovid seda, aga sinult eeldab see sellist panust. Ja kui ma saan aru, et ma ise olengi selle oma õnne sepp ja minu tegemistest sõltuvad need asjad, siis ma arvan, et ma võtan ka teistmoodi ja ma ei eeldama, et asjad minuga lihtsalt juhtuvad. Aga kui me eeldame, et juhtuvad, siis võib-olla me ka nii-öelda ei pane seda 50% juurde, nagu sa ütlesid. Et, aga seda teadlikkust, seda nõudlikkust, seda ootust ise enda suhtes ja aru saama, et see tegelikult sõltub minust. Seda me saame ja peame ka rohkem andma koolides kaasa. Okei, ühesõnaga riik tahab, et me läheme õppima, see on nagu fakt, sest see aitab majandusel areneda, riigil areneda tervikuna, sest kui inimesed on rohkem haritud, siis tegelikult riik toimib paremini. Nüüd ütleme, motivatsiooni on vaja siis selle noorel tõsta, ma saan sinu jutust aru, üheks selleks suureks motivatsiooni tõstjaks on vanemad tihti peale ja noh, ma ei tea, mulle vähemalt on tundunud ka, et võib-olla mõnikord meie, siis mina olen nüüd 30, et minu eelmise, siis minu vanemad ehk siis eelmise generatsiooni inimesed, nad natuke nagu võib-olla läbi laste üritavad oma unistusi täita, et nemad ei saanud võib-olla kõik kõrgharidusse, sest nad pidid tööle minema ja siis nüüd nagu, et peavad kõik minema kõrgharidusse. Aga kuidas nagu need vanemad saada kutsehariduse usku, et mis need tööriistad on? Et ma ei tea, näiteks Tiiu, kui ma sinu käest küsin, et palju sa noortega suhtled niimoodi, et noored ütlevad, et ma nagu vastu tahtmist, vanemate vastu tahtmist hakkasin kutseõpet õppima ja siis tõestasin neile, et ma tegelikult nüüd olen nagu noormeister, Eesti parim, ma ei tea, plaatija näiteks ja nüüd vanemad lõpuks lepivad sellega. On selliseid üksikuid näiteid, et siin ka siis hiljutise ühe tegevuse käigus, kus me siis noori intervjueerisime, et tuli ka välja see, et on isegi neid, kes on teinud vastu vanemate tahtmist selle jäänud oma sellele valikule truuks läinud kutseõppesse. See ei tähenda, et siis nüüd ollakse igavesti perekonnaga tülis, vaid et ikkagi on suudetud ennast nagu tõestada. Aga kuidas siis seda vanemate maailmapilti võib-olla muuta, et see on keeruline ülesanne, et tõesti see põlvkondade erinevus,